Hei, mina olen sinu treener Mikko ja täna ootab meid ees mõnus jõutreening, mille lõpus on ka väike vastupidavus challenge. Tänase treeni soojendus koosneb meil 3 harjutusest, mida me sooritame läbi 4 ringi. Kõigepealt 8 korda teeme rinnasirutuse, tood käed kõrvalt taha ja peal seda tood põlve rinnale ja tunned kergelt tagari. Teise soojendusharjutusena ootab meid ees toengusse kõnd, nii et kõigepealt painute ette, kõnni kätega ette välja, senikaua kuni käed on ilusti õla ees. Pinguta kere ja sealt kõnni tagasi ülesse ja tee sirutus. Soojendusharjutused soorita rahulikult omas tempos, kuhu kiiret ei ole. Soojenduse eesmärk on saada keha tööle ja enesetunne mõnusaks. 3. soojendusharjutusena ootab meid ees ette painutus pluss kükk. Kui sa ei saa varbast kinni võtta, see on okei, lihtsalt painuta ette, soorita kükk nii sügav kui sul on mugav ja sealt siruta ennast tagasi sirgeks. Kui keha on soe, alustame esimese harjutusega, milleks täna on kükk pluss ülestõuge. Kükis hoia alati ennast 3 sekundit all ja peale seda tõuka ennast päkal ülesse või soorita hüpe. Hüpe üles peaks olema terav ja all kindlasti hoia kere pingul, tuhar pingul, kops õhku täis ja üleval hinga välja. Kui see harjutus saab sulle liiga kergeks, siis sooritage hüpe nii kõrgel kui vähegi võimalik, aga samamoodi all kükis hoia ennast 3 sekundit paigal. Tänase teise harjutusena on meil kavas kätekõversed ja sul on siin 3 varianti. Kas sooritad kätekõverse põljed maast lahti või kui tahad veel kergemaks, siis võid sooritada ka kätekõverse pingil, mille vaatame pärast üle. Kätekõverse ajal jälgi, et käed oleksid õlast laiemalt või õlalaiuselt, küünarnukid suunatud kere poole ja jälgi, et puu saaks kehaga ühel joonel ega vajuks maad ligi. Kui maas on sinu jaoks veel liiga raske kätekõverst sooritada, siis vali endale kõrgem tasapind, näiteks pink ja sealt samamoodi käed õlgades ka laiemalt, soorita kätekõverdus, rind vastu pinki ja seal siruta käed kere pingul ja järgmine samm, kui tahad minna raskemaks, on põljed maast lahti, sooritada samamoodi kätekõverdus ja kui saad sellega hakkama, siis järgmine treening saad juba kätekõverdust maast sooritada. Tänase 3. harjutusena on meil kavas ülakeha tõsted. Eesmärk on anda koormust ülaseljale ja selja keskosale. Tõsted sooritades too käed kõrvalt taha, abaluud kokku, hoia asendit 2-3 sekundit, peale mida tule maha ja soorita kordus uuesti. Kogu harjutuse vältel suru päkad kõvasti maha, tuhar pingul, et hoida alast. 4. harjutusena on meil täna kavas ala- ja ülakeha hoid maast lahti 1 minut. Nii et hoia jalad ja käed nii sirged kui saad, puus kõvasti maas, tuhar pingul ja kui see on sööks liiga kerge, võta kätte raskus. Tänase eelviimase jõuharjutusena ootavad meid ees väljaasted taha, käed üleval. Kõigepealt võta puusaladine hargseis, too käed ülesse, soorita väljaasted taha ja põlv ei pea maad puutuma, aga kui saad, puuduta põlvega maad ja seejärel tule tagasi algasendisse. Harjutusega saab koormus kogu keha ja harjutus soorita omas tempos, kiiret ei ole kuhugi, mida aeglasem, seda parem. Tänase viimase jõuharjutusena ootavad meid ees kerelihas. Butterfly sit-upi sooritades, kõverda jalad, too kannad kokku, käed üle pea ja peale istesse tõusu sooritamist too käed ette maha ja jätka omas tempos, kuni 20 kordust on järjest sooritatud. Tänase vastupidavus challenge'ina ootab meid ees 8 ringi ajale, 10 hardcore küpet pluss 10 seili päkapuudet. Nii et saavad koormust kerelihased, saavad koormust jalad ja pane ka stopper käima, võtta aega, palju sul kulub 8 ringi sooritamisele. Tee seda kõik omas tempos, katsu teha järjest. Kuna täna sai koormust ülakeha päris palju, siis alustame rinnalihase venitusega. Too käsi seinale, õlast veidike kõrgemale, võid käe kõverda ja vaata käest eemale. Tahad tunda venitust nii õla esiosas kui ka rinnalihases. Võib venida ka biitseps, hoia asendit 30 sekundit ja seejärel vaheta kätt. Et järgmine päev ka alaselg ja jalad tunda ei annaks, siis sooritame ette painutuse. Kõnni kättega nii kaugele ette välja kui saad, tahad tunda venitust riige tagaosas, ala seljas, lase pea kätte vahele ja naudi venitust. Kui oled hoidnud 30 sekundit, siis tule ühe jala poole ja hoia samamoodi 30 sekundit ning seejärel korda sama teise jalaga. Tänase trenni lõpetame mõnusa selja ja rinna venitusega. Too käed ette risti, suru selg taha nii kumaraks kui läheb ning seejärel ava rind, hinge sügavalt sisse, too käed selja taha ja soorita mõnus venitus rinnale. Soorita harjutust mõnusalt omas tempos 3-4 korda, kuni tunned, et lihased on mõnusalt lõdvestunud. Kui venitus on tehtud, tähendab seda, et trenn on edukalt sooritatud, olid tubli ja näeme juba järgmises trennis.
nii et naudi päeva ja let's go!